Juba kohal kaugelt tulnud, Ants, tšau. Tšau. Rõõm näha, oled Lõuna-Eestisse jõudnud, meil on lumi maas. No äge, külm on, aga läks kööki. Ma tahtsin sind suusatama kutsuma, aga no lähme siis. Lähme kööki. Nii hopsti. Snäkid jõudsid kohale. Siin on meil kana, snäkid. Kuule, tütarlapsed, paneme need laudadele ära. Aitäh sulle. Sel korral on köögikohinate magustööd eriti huvitav, sest saate külaline teeb pool magustoitu ja ma ei tea, mida ta teeb ja mina teen teise poole. Minu magustoiduks on selline hapukoore kreem kohupiimaga, kuhu ma lisan natukene oma lemmiktsitrust, milleks on juusu, värske piparmünt ja basiilik ka ja tulebki selline vaniljene ja mõnus. Vanilja vasta. Aeg maitsta. Kohupiim, hapukoor, vahukoor, vanilje, piparmünt ja juusu. Minu arust on väga hea. Nüüd on aeg vaadata, mida Ants tegi. Paneme 2 magustoitu kokku. 2 geenides purke. Nagu tõe moment, minu magustoit on siin. Ja mis sul põhjaks on? Siin on mul metsuharikas ja siis on šokolaadikanaš. Käib kokku küll ju. Me võime ühe ära proovida. Teeme. Paneme natukene kreemikest, eks ju. Pane üks hea Chanel. Et oleks. Et oleks, jah. Küll. Nii, siis on siin natukene hibiskust mul. Paneme seda ka. Mis see on? See on mandlipesee. Ma mõtlesin, et seda me kasutame köögis niikuinii. No vaata, kui et seda ka panna. No näiteks lohakalt. Pamm, nagu haamriga paned. Aga siis sul on seal midagi veel. Pane piparmüti ka. Aga tead, mina ilusat ei taha panna. Paneme siis lohaka sellise katkise. Teeme suke elegantse lohakusega seda. Oi, kuule. Super luks ju. Purkse täis, palju erinevad maitseid ja mis pealmine, see käib kõik kokku ka, ma arvan. No vaatame, kohe saame teada. Mul pole kuskilt. Selle taga, kuskil on. Nii. Sa oled šokolaadiga või? Jaa. Tead, hea, et minu kreemis on hapet. Šokolaad on päris mõnus magus. Aga vaarikas ka muidugi kihvt. Minu arust see vaarikas hitib selle šokolaadiga hästi ja siis juusu teeb selle kreemi ka hapukaks. Ja... Seda kõlbab pakkuda küll. Mis asja kõlbab? See on linna parim magustoit. Jah, nii et tehkegi teinekord nii, lähete külla. Las see, kes sind ootab, teeb pool magustoit ja sina teed teise poole ja kokku saab üks tervik magustoit. Ära nüüd üksi ära sul. Üli hea. Issand, see on tõesti mõnus. Kohvi. Kui suur kohvisõber sa oled? Hommikul ikka ühe võtan. Ainult ühe? Ühe ja siis võtan lõuna ajal võib-olla teise, kui mul on vaja võtta. On vaja võtta, kui on kiire. Minust kokad on tohutud kohvihoolikud, vähemalt mina olen. Mina enam väga ei ole, aga see tundub küll väga hea. Jaa. Mul 2 sorti ja need on kusjuures sulle kingituseks. Mulle kingituseks? Absoluut. Oi, aitäh. No kuule, pikka maa tulid. Kuule, aga miks su pilt siin peal on? Mina olen see mees, kes need kohvimaitsed siis nii-öelda paika pani. See on Eestis röstitud ja ühes pakis on näiteks 3 erinevat tuba ja teises on 2 erinevat tuba. Ja siis näiteks see roosa, mis su käes on, see on väga ideaalne kohvi. Just piimakohvide jaoks, olgu see siis must kohvi piimaga või cappuccino või latte. Aga vot see kohvi on tõelistele gurmaanidele. Siin on juba hapet, särtsu ja nii nagu meil tead toiduski. Nii ennast kombeks on. Jaa. Kindlasti võtan kogu kaasa, Siima neid jäta, kui kõik bandiidid tuleb Tartust ära koristada. Okei. Tere tulemast kõigile, restorani aplaus, mul on hea meel teid tervitada. Saan aru, et tegemist on ikkagi gurmaanidega, kes on täna saalis ja kõigil on vähemalt kui mitte palju, siis natukenegi armastus toidu vastu, sest sellest me täna räägime ja seda me täna ka naudime. Tere tulemast, Ants Uustalu. Aitäh. Tere suur aplausi.
Esimene peakoka üllatus on teil juba tegelikult lauas ja täna tegime teistmoodi. Täna oli restorani Aplausi enda menüüst võetud kõige populaarsem roog ja selleks on meil siis krõbepimi, mille põhjaks on peekonimoos ja peal on mõnusad basiiliku juustu. Ja tegelikult me hakkame kohe selles mõttes nagu ühe mõnusa kalaga pihta. Ja tuleb päratiin, ehk siis Saaremaa forelli rulad, siis on estragoni majo vutimuna, mis tuleb Kuimetsas. Meil on Kuimetsas üks tore paar, kes kasvatab ägedaid vutimune ja peal on siis kreveti chips ja keelkapsas ja forelli mari. Kas me võime ka lauda minna või? Me võtame ka mõned taldrikud ja mööda minnes tegelikult viime need taldrikud ära ja liigume meie lavale ja hakkame rääkima tegelikult asjast. Okei. 6. episood Köögikohinaid lähebki täna käima. Suured tänud kõigile, kes on tulnud siia restorani Aplaus isiklikult kohale, nautima seda 3-käigulist õhtusööki koos üllatustega. See on alati, ma arvan, kõige parem kogemus, et saada siis osa köögikohinatest. Miks me teeme köögikohinaid? Köögikohinaid teeme me selleks, et on olemas üks amet, mis peaks olema au sees ja suuresti ta ongi ja järjest rohkem ta au sisse läheb, sest selle ameti taga on tohutult palju tööd ja võiks öelda higi ja pisaraid ja selle ameti nimeks on kokk, olgu see siis peakokk, tavaline kokk. Tänane külaline on ääretult tore mees, kes on olnud ka teles. Juba 22-aastaselt sai ta esmakordselt katsetada peakokaks olemist. On töötanud suurlinnas Londonis, on võtnud oma südame asjaks ja armastab kohalikku ja naturaalset toorainet. Mul on hea meel, teeme suure aplausi. Tänaseks saatekülaliseks on meil Ants Uursalu. Aitäh! Enne kui me Ants alustame, tahan ma tänada ka meie toetajaid, kes aitavad tegelikult köögikohinatel nii-öelda tuult tiibadesse saada. Meil on Tartu Mill, meil on Delfi, nagu ma juba ütlesin, Delfis saate seda kõike siis kuulata ja vaadata. Meil on Kemos, meil on Tefal, Knorr, Santa Maria, Helmans, Tere, Prisma, Nõo, Tanker, Smaltex ja Kaluri. Ants, sina ei jää täna ööseks, aga kui oleks jäänud, oleksid saanud ööbida Torpatis ja head kohvi sa said ja see on mul sulle ka kingituseks, nii et Kohvis Emo on meil partner. Ilma nende partneriteta me ei saaks seda köögikohinat teha. Nii et suured tänud teile. Aga alustame, Ants, räägi, kuidas sina sattusid ja kui vana sa näiteks olid, kui sa teadsid, et võt minust saab kindlasti kohe kokk? No ma arvan, ma olin ikkagi suhteliselt noor, sest et eks ma seda lugusid ja seda lugu ka rääkinud, et tegelikult mul oli tohutu kirg maal elamise vastu ja seal, et maal elada oli vaja siis ju ka ise süüa teha, sest et vanemad said ju olla maal ainult suveperioodil, kui oli puhkus, aga ühe kuu sellest suvest tegelikult, et mulle meeldis ikkagi seal rohkem olla ja siis ma hakkasin tegema algul endale süüa, siis hakkasin juba teistele tegema, siis mul meeldisid juba tegema bufeed ja siis, kui see suveperiood läbi sai, siis ma hakkasin sammusin ikkagi Coca-Cooli ja ma ütlen nii, et ei kahetse, sest et tegelikult on olnud põnev rada siiamaani ja see rada läheb kindlasti edasi, et väga äge. Sa võtsid mu järgmise küsimuse juba nagu ära, sest ma oleks tahtnud küsida seda, et nüüd sa oled selles valdkonnas juba pikalt olnud ja seda tööd teinud, et kas sa kahetsed, aga sa ütlesid, et ei kahetse, jah? No mida ma siin ikka kahetsen? Kahetsen seda, et kui me olime noored poisid ja töötasime köögis, siis raha saime nii vähe, et kogu aeg oli puudu ja mitte selles mõttes puudu, et oleks hullult laristanud. Näiteks vahepeal ütles, et ma töötasin Londonis, siis Londonis mul oli kuupalk oli täpselt nii palju, et 15 naela jäi üüris puudu ja ma ei elanud mingi luksuskorteris, elasin ühes suvalises toas, mis oli ühe korteri tuba, et metrooga ei olnud võimalik tööl käia, kuigi minu töökoht oli 12 kilomeetrit eemal. Ma sõitsin rattaga sinna, lõpuks varastati ratas ka ära. Siis käisid jalgsi? Siis ma lihtsalt ostsin ühelt mustalt turult ühe ratta ja kuna ma selle hetkel tegin rattasporti kõvasti... Said enda ratta tagasi või? Ei saanud kahjuks. Oleks saanud, ma küll lootsin.
see ratas mul siiamaani alles, by the way. Wow. Ants, sa pärit Saaremaalt, lõpetasid ka Saaremaal kokanduskooli. Kui hea õpilane sa olid? Ma olin selles suhtes hea, et ma olin väga hea käega ja mind huvitas see ja ma olin nagu nendes tundides, ma olin nagu hüli ja mingisugused kõik kaasnevad, meil seal keskeri on ja seal need kaasnevad tunnid mind väga ei paelunud. Matemaatikaga on hästi, oskan raha lugeda hästi. Et mingid tunnid mul seal lihtsalt ei meeldinud ja nendes ma väga ei käinud, aga kokandus oli okei ja meil oli pundis selline seltskond nagu, kuule, siin Alle Roe, Selg, Peeter Pehel, mõned mõned veel kuskil kaugel välismaal. Samal lennul või? Nemad olid lend taga minu poolt, aga meil oli ühine selline tugev nagu competition või võistlus oma vahel, et nagu mingit jama me ikkagi ei teinud, et kui keegi tegi jama, siis me oma vahel ütlesime, kuule, see päris nii ei lähe, isegi kui õpetaja seda näinud, siis me oma vahel juba push'isime nii kõvasti, et saaks nagu õiged asjad. Ehk siis juba tol ajal oli nii-öelda latt oli kõrgel, kvaliteet oli taga ja ei teinud nagu nalja? Ei teinud nalja ja naljaks on see, et kogu selle pundiga me sattusime ka tööle Radisson SAS-i 2001. Seal oli veel toredad inimesi ja siis läks see pressure veel suuremaks, nagu omavahel competition läks veel suuremaks. Tuleme selle Radissoni juurde tagasi, lähme ikkagi natukene veel sinna tagasi, räägib esimesest praktikakohast, esimesest töökohast, kus sa töötasid? Selle ajal olid ikkagi aastal 96 ja see oli ikkagi koduline kohvik Kuressaares ja hiljem muutus ta ööbaariks rahvakeeli ja see oli selline mõnus söögikoht, kus päeval sai ülikvaliteetset süüa, täitsa restorani tasemel ja õhtul muutus nagu peopörguks, nagu täiesti ebareaalne, seal pandi pidu hommikul kella 3-ni ja siis ja niimoodi kogu aeg see sükkel läks ja siis järgmine koht oli Kuressaare restorani, sel ajal väga palju kohti ei olnud. Kuressaare restoran oli selline koht, kus kõik oli hästi vanamoodne, kõik oli vana kool, vanakooli kelnerid ja siis veel sai ka niimoodi sularahaga uksest sisse ja kelneritel läks nii hästi, et nad iga hommikul, kui nad tööle tulid, ostsid kaubamajast uue särgi, sest kaubamaja oli kohe restorani all. Ostsid kaubamajast uue särgi, panid selle tööle, sest vanad särki keegi ei pestnud, see visati õhtul prügi hästi. Mulle meeldib, et siit tuleb seda Saaremaa õhtjal. Keegi peab seda Eestimägilt keda saarendama. Ja, kaasas, väga äge on see. Kas sa õppisid rohkem koolis või siis tuli praktikal mingid nagu nipid, sest ma tuletan alati enda kooli meelde, et mul jäi selline mulje, et koolis ma õppisin baasi, nagu mingid kastmed ja midagi, aga ütleme, et see, mis mulle päriselt meeldis, seda ma õppisin tegelikult nagu praktikal olles. Minu praktikakoht oli näiteks Parklai hotell. Mina ütlen alati seda, et koolis sa saad paberi, millega sa võid kööki minna, kõik muu tuleb köögist. Nii lihtne see ongi. Kui seda paberit ei ole, siis ta ei tohi kööki minna lihtsalt. Koolid, meil on väga hea kool, ma väga kiidan. Muideks me tegime nüüd kogu selle kuuma seltsikonnaga, tegime oma õpetajale raamatu sünnipäevaks, mis me panime parimad retseptid kokku ja sellest on hästi palju meediaga ka olnud, et ilmselt joobsad Tartus ka üks juba. Et meil oli väga hea õpetaja, väga hea kool, väga tublid inimesed, aga ikkagi mulle, ütleme, enamus söögi tegemise oskusi tuli ikka köögist. Siis nüüd me jõuame sinna Radissoni. Kui sa sinna nüüd läksid, ma saan aru selle pundiga, kui vana sa siis olid? Kuskilt Kaitseväest olime tulnud, eks me mingi 20 maks, ma arvan. Ja 20 läksite sinna, mis siis juhtuma hakkas? See on juba Tallinn, suurlinn. Ja see on suur linn ja tegelikult ega meid ennem poleks sinna lastud, sest seal oli tohutu mega nagu konkurss. Ja kui me ennem olime laevade peal käinud praktikal Rootsi-Soome laeva peal, siis ilmselt seal meil tšekiti ja kontrolliti ära, et siis meil olid ju välismaa peakokad ja välismaa kaup oli päriselt ja siis me olime seal nii kaua, kui üks päev üks pooltuttav inimene helistas, ütles, et ma arvan, et kutite võiks tulla nüüd juhtima Laulasmaa spaad, avati 2003. Ja siis sa olid juba 22? Kuskil sinnamaale, kui ma täpselt nüüd ei mäleta. No mõtle, 22 on päris noor, mõtleme nüüd, eks ju, 22-aastaselt vaadake meil on siin hotell, spa, tule peakokaks. Päris suur amps. Ei, no väga suur amps. Kuidas sa hakkama said? Ei saanudki. Õnneks läksime sinna koos hea sõbra Kristo Malmiga ja siis me olime seal kahekesi algul ja siis me saime aru, et tegelikult me oleme nii noored, et me võib-olla süüa teha oskame, aga me ei oska nagu teha, me ei oska seda kööki nagu majandada ja juhatada. Ja siis me kutsusime omale hea tuntud inimese Angeelika Udeküli appi
ja sellega siis asi lahenes, vähemalt see, ütleme, see köögijuhtimise pool läks nagu paremaks. Angeelikal on siis, ütleme, oli tollel ajal suurem kogemus? Temal oli lihtsalt elukogemust rohkem, et meie ei saanud nagu 22, et tegelikult suht laps. Ma olen nõus, ma 22-selt avasin oma esimese restorani muidugi ja kõik see investeering, mis sinna sisse läks, selle ma sain aastaga tagasi. Okei, tore. Mul on ka matemaatikas jumala hästi. Millega sa siis hakkama ei saanud, et kui sa oskad süüa teha, millest siis vajaka jäi? Kas tiimi juhtimisest, kalkulatsioonide tegemisest, kauba tellimisest, mis see nagu kõige keerulisem oli? Ongi kõige keerulisem see, et sul on nagu, kui meil tiimis oli 33 kokka sel ajal. 33 kokka köögis? Jah, see on terve Tartu linna peal, see on täna nii palju siin. See on jõhker. See on palju. Jah, see on vanasti võis jumal lubada nii palju. Okei, palju see hommikusöögilaud näiteks oli? Mitmel inimesel te süüa tegite siis? No see on mingi 250 niimoodi. No ikka raju. Ja teine asi, ma mäletan, kuna me olime Rootsi laevade pealt tulnud, siis meil võtsime sealt muidugi kaasa personali, nagu vanasti võeti, võtsime ühe ülitubli naisterahva, kes pesi nõusi. Lihtsalt pesi nõusi. Ja siis ta nagu üks päev tuli tööle, ütles, kuule, mul on ikka kollase lapiga tehakse seda ja sinise lapiga tehakse seda ja siis peab see hari olema ja siis peab see nõudepesuvahend olema, aga meil siin maa peal ei olnud neid asju. Ja siis ta nagu veel järgmine päev küsis seda ja kolmas päev küsis ka. Ja lõpuks ta nagu, ta sai aru, et nagu tema ülemused on nagu noored, ikka tatid ehk. Ja siis ta ütles kolmas päev, et tead, teil lihtsalt takso ma lihtsalt lasteaiast minema. Ja siis ma sain aru, et tegelikult mul ei ole mitte mingit respekti, ma olen 22, mitte keegi ei saa mulle ütelda, et kuule, šef, ma teen ära, kõigile niimoodi, mis sa üldse tead elust nagu? Ma tahtsin just küsida, 33 kokka on sul. Kui mitu inimest teist üldse nooremad olid või te olite selle pundi kõige nooremad? Me olime vist kõige nooremaid ja me pidime palkama endast mitte kõige vanemaid, aga meist vanemaid inimesi palkama. Ja see oli nagu raju, et sa võtad töövestlusele elu näinud koka või siis ettekandja või kelneri ja ta hakkab sulle nagu töövestlusele rääkima, kuidas asjad käivad. Siis mõtlesin, et mida ma juhin siin? Kuule, 22, kõik noored arvavad, et nad on maailma parimad. Aga reaalselt, kui see reaalsus nagu näkku sulle jalaga lööb, siis sa saad aru, et tegelikult pange veel 5 korda, siis võib-olla tuleb müstus pähe nagu. Et sa oled ikka liiga noor tegelikult, sa võtad selle võimalus vastu, aga tegelikult sa ei saa sellega hakkama. Okei, sa ei saanud sellega hakkama, mis edasi sai? Mina sain isiklikult kohe aru, et natuke liiga noor, mul ei ole vaja siin hakata nagu kummis rinnaga ringi käima. Ütlesin Kristo Malmile, kes mul hea sõber on, ütlesin, et kuule, läheks välismaale õppima, et läheks korraks kogemusi. Ja siis meil oli see, et Iirimaa oli selle ajal kõva sõna nagu, UK ja Iirimaa. Ja siis ma ütlesin, et kui läheks Iirimaale, et läheks korjaks seal 2-3 aastat kogemusi, tuleks tagasi, siis Kristo vaatas mind sukse mullika näoga otsa ja ütles, et mis kuradi Iirimaale, lähme Londonis, see saab pidu ka panna. Jumala mõistlik mõte. Sel ajal olid Londonis maailma parimad ööklubid. Muidugi me läksime sinna tööle ka ja lõpuks juhtus niimoodi, et kurat peole ei jõudnudki meil tööl kogu aeg. Raha ka muidugi polnud, nagu me ennem rääks. Aga siis me läksime Londonisse ja Angeelika siis juba pereinimesena loomulikult oleks tahtnud kaasa tulla, aga tema jäi siis sinna ja jumal tänatud jäi. Siis meie saime seda lihtsalt minna. Ehk siis Angeelika jäi siis juhtima seda? Ja tema jäi seda juhtima ja siis ta siiamaani on tegelikult seal, et ta vahepeal käis ära. Käis ära vahepeal? Ja ta on siiamaani seal, jah. Ei, väga tubli inimene, väga tore. Räägime Londonist. Suur linn, ikkagi noored kutid lähevad kogemusi hankima. No, mis kohtades sa olid? Kas kohtasid ka Gordon Ramsay, Jamie Oliveri? Gordon Ramsayga me isegi pidime kaklema enam üks päev. Oi, see on hea lugu, seda me tahame kõik teada. Kui ma sõitsin ratastele ajal hästi palju ja loomulikult mina võtsin oma sportratta ju kaasa Londonisse. Absoluutselt. Ja ma mäletan, kui me läksime ju esimest korda, ega meil ju polnud töökohta ega maja. Londonis on selline seadus, öeldakse, et tahad tööle tulla, siis tule füüsiliselt kohale. Et sul ei ole nii, et saadad CV ette, sul organiseeritakse ära. Tule füüsiliselt kohale, kui sa oled seal kohal, siis me võtame su tööle võib-olla ja võib-olla saate maja ka, või elamise. Ja me läksime, minul oli kindel plaan, et ükskõik mis riided mul on, aga mul peab ratas kaasas olema. Mina tahtsin ratas sõita ja ma teadsin, et London on kallis linn ja niikuinii peab selle rattaga seal saab veits kokku hoida. Ja siis mul oli suur rattakast, need spordirattakastid on ja muidugi Kristo Malm, kes oli minu vana ratta ära ostnud, ta mõtles, et tema ka kehvem poiss polnud, võttis ka ratta kaasa, kuigi tal nagu see ratas väga ei meeldinud, aga võttis kaasa. Ja siis me sõitsime Victoria Stationist, kes Londonis on käinud, teavad, Victoria Stationist sõitsime siis rongiga Clapton Hammi kuskile, mis on täis keto, musti täis. Aga kui raha polnud, siis nagu lähemale seda maja ja korterit ei saanud osta. Ja siis me panime nende 2 suure rattakastiga, panime öösse kella 12:30, panime Jumala vales suunas.
ja siis sattusime veel suuremasse getosse. Ja siis me tulime suured kohvrid ja siis rattakastid ja siis mustad teevad suitsu seal. Küsisid, what's that? What's the inside? Ja mina olin valmis võitlema elu nimel, et see ratas jääks mulle, aga kui see elu enam pole, mis rattaga enam teed, on ju. Aga õnneks me saime sealt ikkagi tulema, sest tuli üks mingi järgmine rong ja viis mind tagasi sinna Victoria Stationisse ja siis me öö otsa seiklesime ja lõpuks jõudsime sinna esimesse siis kohta ja see oli maja, suur maja, 3-korrusene maja ja see oli kõik kokkade ja baarmenite ja selline maja, on ju. Koputame, uks lahti, räige kanepiais. No nii hull, et mina, kes nagu vihkab kanepit, ma nagu juba, kurat. Aga me teadsime, et seal elavad mingid kokad, baarmenid, ettekandjad. Läheme sisse, koputame esimese ukse peale. Nothing. Läheme köögis on selline prügikäistega õllepurke täis lihtsalt. Ja see on nagu mingi 2 nädalat välja viimata. Räige süke läppunud õllelõhn, siis kirjutuslaud on telekaga. See on nagu täis suitsukonisid ja mingid kanepipiipu täis, ma niimoodi, kus meil nüüd toodi. Üleval keegi lihtsalt nagu rõgiseb, ei saagi aru, kas ta sureb või elab. Ja siis me läksime magama ühte tuppa, mis oli tühi. Kristo kahekesi ühte voodisse, sest kurat mina. Siis on turvalis. Ei olnud, nii. Ja siis öösse kell 2, ilge lärm. Kuna me olime väga väsinud, öösse kell 2 hull lärm, aga need patsaanid tulid ju kõik töölt, kokad ja kelnerid ja baarmenid tulevad öösse kell 2 ja 3 tulevad töölt. Nad tulid nagu täiega, lõugasid, laamendasid, karjusid ja siis nad tõmbasid seda kanepit seal meie rõdu taga, siis tegid 10 korda meie ukse lahti ja ütlesid, et kurat, 2 meest magavad ühes voodis, vistan geid, ja ühesõnaga hommikul, kui me üles ärksime, siis meile tembeldatud keiks. Ja siis meil läks mingi 3 kuud aega, et selgitada, et tegelikult me ei ole ja me lihtsalt tulime Eestist ja... Päris raske. Väga raske, jah. Okei, ma lootsin, et siin tuleb see Gordon Ramsay nüüd mängu. Ei, see tuleb hiljem mängu. Sellega oli see lugu, et kui ma sõitsin ratast edasi, siis Hyde Parkis käisime sõitmusratastega ja kuna ma ikkagi rattaga sõidan kiiresti, siis ma tulin kuskilt mäest alla ja Ramsay tuli oma 4 lapsega. Tuli ka sealt alt niimoodi ja siis ma tulin sealt hooga üle, et ma sain kuidagi sealt puude vahelt risti sealt kuidagi pidama ja siis need külg ees rattaga sõitas, siis need kruusakivid pritsisid nagu laste peale ja siis ta ütles, et stop! Aga siis ma jäin seisma ja siis ta ütles, et mis sa kurat teed siin, mis sa kihutad siin pargis? Mis midagi tee, sorry, et ma ei näinud, et sa siin oled oma karjaga. Ja kes sa üldse oled, et sa siin oled? Tulin tegelikult ikkagi hooga, aga jäime ellu, kaklema ei läinud ja peale seda õnneks pole teda läinud. Mõtlesid ennast sõbrad elu lõpuni. Aga võib-olla räägime siia veel korraks Londoni nagu restorani siis kogemust ka. Olid sa mis restoranis sa olid, kaua sa seal olid? Meil oli tegelikult ka selline päris karm asi. Meil oli 2005 aasta UK parim restoran, 2006 Euroopa parim business classi restoran ja 2007 kordasime taas selle Euroopa parima business classi restorani. Meil oli, miks Ramsay'ga tegelikult tuli sinna huvitavalt mängu, et minu peakokk oli Ramsay üks parem käsi. Ütleme kohalik prikk on heas mõttes hea sõna, sest ta oli kokana ülikõva ja autoriteetne kuju, aga inimesena täiesti, jah. Ma saan aru sellest mõttest ja tean seda. UK kokandus oli kindlasti raskem kui minu Eesti kaitsevägi. Et kaitsevägi oli nagu lihtne tegelikult. Et seal oli... See on hea võrdlus. Seal nagu loobiti taldrikutega, kui mingi detail taldrikus asetus valesti või ei olnud täpselt nii kikis või nii pikk nagu kokk tahtis või peakokk tahtis, võttis taldrik saadeti ja saadeti sinu suunas. Aga mul oli alati üks, seal minu sektsioonis, seal Gold Ladder, kus ma töötasin, see oli külm sektsioon, mul oli alati üks post sama suur kui see. Siis ma sain posti taha peitu, killud jälle lendasid. See on reaalne elu ikka, jah? See on reaalne elu, jah. See on reaalne elu ja see ei ole mingi naljaasi. Ja siis lõpuks ma siis sellest Gold Ladderist 2 aastaga siis suutsin ennast pushida üles, siis kõik sektsioonid tegin ära, seal oli siis külmköök, vets, kala, lõpuks lihasse, vahepeal oli veel üks, mul tule meelde, soos vist oli ka, jah. Et sain siis sinna nagu miiti ära, sinna lihasektsiooni ja sest edasi enam ei lastud, sest tegelikult ei väga tahtnud ka, sest ülevalt tulid juba suussefid ja kõik muud, need olid kõik kohalikud vennad, on ja. Ja seal oli selline diskrimineerimine, et kui mina tegin nagu kalasektsioonis nagu 2 korda paremat tööd kui kohalik mees, kes oli Londonist pärit, siis tema palk oli 3 korda suurem kui mul. Ja siis mul jäigi kogu aeg rahast puudu nagu.
et ilma naljata, kui sul jääb ikka 25 või 15 naela ikka kogu aeg puudu, et sa isegi üüri maksad, rääkimata söögist, riietest ja muidest asjadest, et metroopilet seal, isegi kui sa ketos tuled, on sul päris kallis tegelikult, on ju. Et siis ma pidingi rattaga sõitma, aga mulle meeldis, 12 kilti hommikul kell 6 panid minema, 6.30 olid tööl, sest hooga panid. Ja siis, hooga panid? Ei, muidugi. Ja mina läksin alati tund aega ennem tööle, sellepärast, et muidu hakkas tööpäev seal, ütleme, 7:30, mina olin 7:30 tavaliselt kohal ja sellepärast, et meil oli köögis limiteeritud potid, pannid, kulbid, noad, kõik asjad on ju. Ja mina krahmasin need endale, ma saan tööle hakata, sest kell 12 pidi mise en place, ehk siis ettevalmistus pidi olema valmis kõik ja peaaegu kokku ei huvitanud, et see ei olnud valmis sellepärast, et sul ei olnud poti, panni või midagi muud. Ole mees ja võitle, aga seal oli ka mingi 7 globaalset vende, kes olid üle maailma, kõik koos on ja itaaliased, kolumblased, eestlased, kõik poolakad, kõik, kes me seal olime. Seal ütleme nii, et köögis ei tohtinud omavahel nii-öelda boksida, aga garderoobis võis ja need garderoobi uksed, need olid tagurpidi nagu silli uksed, päriselt ka ja ilma näljata seal ikka anti kõvasti. Täiesti uskumatu, jah, aga näe. Aga sa jäid ellu. Yeah. Mis kogemusega sa sealt siis nii-öelda naasesid? Ütleme nii, et päris karmi kogemusega ja siis, kui me tulime, siis me olime ka suhteliselt sellise karmi hoiakuga, sest kui sa oled ikka karastunud ja tuled sellisest keskkonnast, aga me saime päris tihti ja päris hästi saime aru, et aitab küll, et hoiame oma inimesi, ärme nagu lõugama, sellest pole kasu, parem räägi 2 korda, kui aru saa uksest välja, et sul ei ole mõtet seda füüsilist uksest välja visata, et meil ja ütleme, et Tööinspektsioon helistas vahepeal, et kuule, mis teil seal toimub ja sama Kristo Maailma ja Janno Lepik, kes teeb väga edukat restorani Tallinnas. Kõik on täna tippkokad. Ongi, tegelikult me tulime kõik sealt koos, me küll koos sinna ei läinud, aga me saime koos lõpuks seal tuttavaks, ja ütleme nii, et ma teist korda seda enam ei teeks, et minu eest mul on üks hea sõber tuttav on siiamaani töötab, ta on nüüd 11 aastat Londonis olnud ja ütleb, et enam ei ole sukust asja, et nüüd on ikka väga taun, et ka sinna on lõpuks jõudnud reeglid, ka sinna on lõpuks jõudnud arusaamine, et see ei ole nagu mingisugune normaalsus. Jah, see ei ole mingi ellujäämiskursus siin, et väga äge. Ja selle kogemuse pealt lähme meie nüüd kööki, teeme vahepeal ühe pearoa ja siis tuleme tagasi ja kuulame neid lugusid, mis siin Eestis sinuga siis vahepeal juhtunud on ja mis sa teinud oled. Nii et teeme suure aplausi Antsule. Natuke rohkem ja natuke rohkem üles poole. Kapsas. Vot nii on ja. Mis kana? Pearoog on serveeritud, Ants, räägi, mis siis rahvas siin kohapeal Aplausi restoranis täna süüa saab? See on kanakintsu liha koos selle viimase kintsu otsaga ja see on koos nahaga. See on teriyaki marinaadis, kus on punane vein, teriyaki ja sooja ja siis tervist ongi nii tume, kõik arvad, see on part, ei, see on puhas kana. Natuke grillind ja siis selle all oli siis muskaatkõrvitse kreem, siis oli punaveini kaste ja pastinagi chipsid ja siis on seal peterseliõli peal. Nii, Ants jõudis nüüd Londonist tagasi kodumaale. Ma tean, et sa oled Eesti esimene siis nii-öelda gastronoomiatalu avaja Eestis, aga sinna vahepeale ma kujutan ette, et mahub veel midagi. Jaa, sinna mahub kõvasti veel, et me tulime Eestisse tagasi, nagu vahepeal siin puudutasime, kõik olid suurt tahtmist ja veel rohkem tegusid täis, kes teab, Tallinnas oli selline asi nagu Katusekino, see oli minu oma. Siis meil oli üks suur catering köök, kütsime kõikidele tuntud restoranidele poolfabrikaate, isegi Peeter Pihelile ja kõike muudele, mis oli tegelikult jumala aus business selles suhtes, et sa tead ise, kui kallis on hea kokatund, on ja tema ei pea tegema mingit, ma ei tea, mis koibades, mingit muust, las teeb keegi teine firma, see on okei. Ja siis ühel hetkel tegelikult, kui ma Londonist juba tulin, juba enne seda, kui ma lennuki peale läksin, ma sain aru, et kui ma üldse selle restoraniga tahan edasi minna, sest see põletas ikka mind korralikult läbi ja minu soov oli siis teha kuskile maale väike elustiili restoran, selline restoran, mis mulle meeldib, ma saan ise mõelda, kuidas ma teen ja mida ma teen. Täna me oleme siis 13 aastat seda restorani teinud ja midagi pole siin mõelda, kogu aeg olid tööl. Selles suhtes hästi inimesed käivad. Aga mis kohaga tegemist on?
Tegemist on Raplamaal ühe rehielamu tüüpi taluga, mida me siis renoveerisime ja ma peaks ütlema, et kui me enne kui me sinna ostmise juurde jõudsin, mul oli siis 3 tingimust, peab olema 60 kilomeetrit Tallinnast, kivimaja, rehielamu ja asukoht ei olnud tähtis ja seisukord võiks olla selline, et minusugune koga junts oskaks seda osta ja suudab osta, sest meiesugused inimesed, kes hakkavad tegema restorani, pangast meil ju laenu ei anta, sest nad ju vaatavad, et jälle üks vend tahab laenu saada ja homme on pankrotis, siis me oleme väga riski businessiga justkui tegeleksime. Ja siis leidsingi peale 30 aastat otsimist ühe maja ja ma ostsin selle suht kiiruga ära, ma selle sees ei käinudki ja siis... nii? Jaa. Nii hea hind oli, et ei hakkad kohale minema? Hind ei olnud hea, aga selle lihtsalt ei saanud sisse, seal oli võsa ette kasvanud ja siis me heade sõpradega, kes ka on sellel alal väga tuntud, istusime Continental restoranis reede õhtu ja siis laua taga tuli meelde, et kutid, et ma ostsin maja vahepeal. Ja siis kõik niimoodi, äge, kus sa ostsid? Ma ei mäleta. No päris ka ei mäletanud, sest et ma tõesti ei mäleta, mis koht see on. Ja siis üks kutt arvas peale õhtusööki, et lähme vaatame seda maja. Ja siis mõtlesin, okei, lähme, aga lähme siis kodust läbi, et ma võtan notari paberi käes, me teame, kus me sõidame. Sest no idea on ja. 1:30 jõudsime sinna ööbikule. Öösel? Öösel oli -23 kraadi külma, kuu valgel. Ja kõik vaatasid seda maja, kuu valgus, nagu dokumentaalfilmi esimene kaader. Ja siis üks mees ütleb, et kuule Ants, aga läks sisse külman. Ma ütlesin, ma ei usu, et seal sees soem on. 17 aastat on see maja tühjalt seisnud, katused olid kukkunud ja vihma lasi päris kõvasti läbi. Ja siis läksin minema sealt ja muidugi tagasi teel keegi ei rääkinud eriti minuga. Ja siis juhtus nii, et hakkasin seda maja korda tegema. Esimene aasta koristasin seest, järgmine aasta koristasin väljast. Võsa oli veel alles, eks? Siis hakkasin võsa ära võtma. Ja siis 2013 aasta me tegime siis pop-up restorani ja siis me olime kohe nii popid, et 2 nädalaga me suutsime 2-kuulise järjekorra tekitada. Aga selles oli lihtne ka, et meil oli ainult 2 lauda restoranis. Aga feimi saime kõvasti. Ja peab ütlema, et üliäge otsus. Kogu selle kokamaastiku juures selline finaal, ma arvan, et see kestaks veel aastaid ja kestab ka kindlasti, et väga mõnus, mulle väga meeldib, et tõesti ma naudin seda. Vahest on unevõlga, vahest on väsimust, vahest on tavalise logistikaprobleeme, aga üldiselt on äge. Sa oled siis tänaseks jätnud kõik muu, mis sul tol ajal oli, et suurköögid ja ma ei tea, cateringid ja seda sul täna enam üldse ei ole. Et sul on see üks koht nüüd praegu, millega siis tegeled, ütle see nimi ka siis lõpuks. See on ööbiku gastronoomiatalu. Ma pidin kahjuks kõik maha müüma, mis mul oli, isegi mingid korterid ja kinnisvarad, sest et selle maja üles ehitumine võttis tohutut aega ja tohutut finantsi. Ja mul ei ole üldse kahju, et ma panin kõik ühele kaardile. Täna me ilmselgelt toome ka aastast 2016 juba Veinemaale. Me oleme päris edukalt. Meil on 11 veinimõisa ja need veinimõisad on kõik selle diiliga, et ma pean tundma neid omanikke. Kuskil reiside käigus me saame neid tuttavaks. Aga need on siis mingid pisemad või? Need on pisemad jah, ja me ei müü neid veine mitte kuskil mujal kui ainult enda ööbiku gastronoomiatalus. Varsti teeme kodulehe ka, siiamaani pole lihtsalt jõudnud. Et ma ütlen, alati tuleb ikkagi elus natuke riskida ja vastuvoolu ujuda, et täna ma olen tõesti rahul, et oleks me nagu sellise tempoga jätkanud, nagu me seal Londonis just olime, siis oleks, ma oleks sealt lihtsalt selle ree pealt ära astunud ja võib-olla ma oleks täna juhtinud mingi muud ettevõtet, aga kindlasti mitte nagu restorani. Aga 2 küsimust on. Miks mitte siis tagasi Saaremaale? Miks sa ütlesid, et ma tahan, et see koht asuks, sul oli üks tingimus Tallinnast 60 kilomeetrit. Miks selline valik? Puhas nagu äriline vaade, et kui ma oleks 2010 teinud, 2010 ma ostsin selle maja, 2010, kui ma oleks ostnud Saaremaale omale maja, ilmselt ma oleks pidanud tegema 5-6 aastat suvel turiste, mida ma teha ei taha, ja talvel oleks pidanud üksi vaatama seal mingit oma kokkadega tõtt? Mingit Netflixiks mingit sarja, kokki poleks ka olnud, sest poleks ju palka saanud maksta. Täna on võimalik Saaremaal restorani äri teha või ettevõtlust nii-öelda, aga mulle praegu meeldib see koht, kus ma olen ja ma olen nagu täpselt keset Eestit ja mõtlen ausalt, et enne seda, kui ma Raplasse läksin, ma ei tundnud mitte kedagi. Täna mul on ülihäid sõpru seal ja ülitoredaid külalisi ja kliente ja kõik, kes minu juures käivad, et selles suhtes nagu naelab ja pihta, et ise pead ka muidugi normaalne olema, siis nagu tuleks ka, et nii on. Sa ostsid selle
talukoha, siis sa ju töötasid veel kuskil. Ja kuna sa selle otsuse võtsid vastu või kas sa olid siis vahepeal täitsa töötu või siis see kuidagi juhtus nii, et ühe töö jätsid ja siis läksid oma tallu ja avasid või kuidas see ehitusperiood ja kõik see välja nägi? Sellel, kui ma ostsin selle, siis ma töötasin Soome suursaatkonnas, muidugi Tarja Alar on minu väga hea sõbranna. Ta on ka istutanud 4 kirssi mulle, sellest, ma ei tea, on sul aeg, ma võin rääkida sellest. Räägi, see on lahe, kirssi pole meeldivad. See asi pole kirssida, see on Tarjas. Töötasin Soome saatkonnas, tähendab, mul oli üks suur catering firma ja Katuse kino, on ju. Suutsin need kõiki 3 peal haldada ja siis ma ühel hetkel sain aru, et nii, nüüd mul on vaja seda finantsi, müüsin maha kõik oma asjad ja siis ma sõitsin sinna tallu ja hakkasin seda siis vaikselt üles ehitama ja siis juhtus nii, et Tarja sai teada, et ma enam Soome saatkonnas ei tööta, siis ma pidin sealt ära tulema, siis Tarja ütles, et kuule, kus sa nüüd oled või mis sa mulle helistadki, et sa nüüd ära läksid. Ma ütlesin, sa mulle ka ütled, sa pole enam president, et kõik on õige. Ja siis, nii oligi. Ja siis ütles, et Kuimetsa, okei, tal on Paides keelelaager, ta järgmine nädal tuleb läbi. Ma ütlesin, võta siis kirsid ka kaasa. Ma tean, et Soomes on kirsid ägedad, nii edasi. Aga jutt enne seda, ma müüsin maha ka selle suure catering koha ja seal mul olid siis suured kapid, külmikud, ahjud, kõik see stuff, mis on. See on kallis asi, on ju. Ma mõtlesin, ma ei hakka neid maha müüma, ma toon need autoga nagu ööbikule, on ju. Tõstsime tõstukega need Tallinnast peale, sõitsin ööbikule ja siis oli see koht, et aga kes kurat maha tõstab, on ju. Seal on 200 kilo kaalub üks kapp või mingi asi. Siis mõtlesin, et oota, poe ees on raudselt mingi mehed ju. Poe ees on kogu aeg mingi mehed. Läksin poe ette, vaatan 3 meest joomad olnud. Ma ütlesin, mehed, nüüd on niimoodi, et igaüks saab six-packi, aga tulge tehke tööd. Oi, kurat, töö vastu pole meil kunagi midagi olnud, on ju. Teeme ära, on ju. Ja siis tõstsid kõik asjad maha, said oma six-packid, viisin poe ette tagasi ilusti. Ja siis mehed räägivad, et kurat, see uus kokk või see uus inimene, kes selle vana maja ära ostis, see on täis segane. Siis mõtlesin, mis asja on, et külarahvas räägib, on ju. Ja siis kõik siis küsivad, miks ta hull on või miks ta siis, mis viga tal on. Ta ütles, tead, see mees teeb sinna kurat grenatooriumit. Me viisime sellised ahjud, sellised sahtelkülmikud, kõik on roostevaba. Raudselt tuleb grenatoorium, on ju. Ja siis tuli Tarja midagi. Nädal aega hiljem, kui see asi oli juhtunud, on ju. Kirssidega. Aga millega Tarja sõidab? Mustad mersud, on ju. Ja vennad olid ikka poes, ühed õlut ju. Valmis lähevad. Grenatoorium sai valmis, mustad mersud lähevad. Päriselt sündinud lugu. Kas see lugu elab veel praegu ka mingit elu, et kahtlustavad siiamaani midagi? Need mehed kahjuks on juba, üks on veel alles nendest meestest, et üks on alles, jah. Võt, sellised külaelu lood ongi. Sa oled läinud sinna, et sinna tegelikult ju jääda? Absoluutselt, ma elan selle samas majas, mitte muidugi nii, et klient läheb välja, panna madratsid maha, ja mul on üleval ikkagi üle 100 ruudu pinda, mul on saunad üleval ja muideks ma lugesin kuskilt lasteraamatust, kuna mul hullult meeldib lugeda, lasteraamatust lugesin, ma vaatan oma teise korruse sauna aknast välja. Ja siis mul oli niimoodi, et kui ma kunagi maja ehitan, siis ma ehitan teisele korruse sauna. Ja nüüd mul on sauna aken sama suur kui siin uksin, et mõnus. Vaatad, oled leili ruumis, vaatad, kuidas põdrad jooksevad üle metsade. Ehk siis sisuliselt nagu praegu, et ütleme, meil on pearoog serveeritud, nüüd sa jookseks tegelikult korraks üles, paned sauna tööle või paned ta kütte, siis jooksed alla, serveerid magustoidu ja siis kui magustoid on tehtud, inimesed ära lähevad, siis sa lähed üles sauna. Ma arvan, et köögis on nii palju kütet, et seda sauna ei pea kulutamagi. Lähme teeme nüüd magustoidu ja siis tuleme ja kuulame natukene sinu hobidest ja muust elust ka. Ma olen rääkinud muusikutega, et alguses on ikkagi alati, et kui sa lähed publiku ette või lavale, siis on närv nagu rohkem sees. Mida rohkem sa teed, seda vähemaks see närv nagu läheb. Et kui kindlalt sina ennast täna tunned, et kas sa julged öelda, et sa oled selline valmis küpsend kokk, sa tead kõike, kas natukene sellist ärevust või sapsi ka tuleb sisse? Ei, ikka tuleb. Ega siis iga töö, mis sa teed, on ju, tegelikult sa vastutad ju ikkagi päris palju. Ja ainult rumala inimene on see, kes ei tunne närvi, on ju. Aga räägi, Ants, kindlasti sinu pika karjääri jooksul midagi ikka on juhtunud? On ikka juhtunud ja päris palju ja ilmselt juhtub veel, et see pole ka viimane olnud. Üks nagu karm asi, mis oli tegelikult samas Laulasmaal, tegime Läänemere maade ministrite õhtusööki, mis oli esimene selles regioonis.
ja me tellisime tursa, sest turs tundus ikka selline eksootiline kalas, vanasti oli neid hästi palju, siis kadus ära ja siis tulid need tagasi ja me tegime turska ja meil oli Välisministeeriumist oli protokolli osakond, kes nagu tšekkab seda õhtusööki ja kas üldse nagu noored kutid saavad sellega hakkama. Ja ma viskasin esimese tursa sinna grilli peale ja me kõik olime seal juures ja siis me nägime, kuidas sellised valged ussid hakkavad välja tulema. Kala seest. Kala seest. Aga ärge minge närvi. Tegelikult juhtus, kes on kalamesse teab, seal ongi ussid sees ja need tulebki välja. Turska peab alati külmutama või siis marineerima. Et kui on värske tursk, siis tulevadki mingid ussid sisse ja see ei tee inimesele mitte midagi. Meil muidugi ma helistasin igal poole, kõik kalatarnijad said peksa, sõimata, kõik, mis ma suutsin teha. Taldrikud lendasid. Päris peksa ei andnud, aga sõimata said küll kõik. Ja siis mul jõudis kohale, et jällegi see koht, et ma olen liiga noor, et aru saada, mida kurat ma siin köögis teen. Ma nagu võtan nagu ilgelt ambitsioonikad projektid omal ette, aga ma ei suuda neid nagu läbi ekseldada, sest mina ei teadnud, et elusal tursal, mis on põhimõtteliselt nagu üle eile püütud, et sellega ongi see probleem, et seal ongi valged ussid sees, mis ei tee inimesele mitte midagi. 2 nädalat sügav külma tuleb tagasi, sulatad üles, perfektne tooraine. Me läksime muidugi, saime sealt läbi, läksime muidugi selle tursaga lendasime sinna peale, kui see päris õhtusöök oli. Meil oli seal läbivaatuspunktid, kõik kokad ja ettekandjad, kõik käisid läbi igasuguste kiirgurite ja läbivaatamismasinate ja see oli sel ajal aasta, no mis ta siis oli, mis ma ütlesin, 2003 avati, 2004 võis ta olla ja nagu arukordne võimalus, lutikaid, terve hotell ja metsavahed, kõiki salapolitseinikku täis, kõiki asju. Ööbikul samamoodi, enne seda Ukraina jama, mis siin hakkas, enne kui see nüüd suurem asi hakkas, välisminister oli sellel Marina Kaljurand, tuli ööbikule sööma, oli siis Ukraina ja välisministrite kokkutulek minu juures ja juhtus siis nii, et Eesti vennad tulid võib-olla üks mingid snaiperid kuskil väljas, politseiautod, teed on kinni, kõik tipp-topp ja siis tulid Ukraina vennad, kes olid siis selle välisministri nii-öelda turvamehed, pikad mantlid, 2 uusid õlmal, ilma naljata ja Eesti mehed läksid selle peale väga närvi, see õhtusöök oleks äärepealt ära jäänud ja sellised asjad on, et ja samamoodi kui me tegime ühele Jaapani keisrile süüa Radissonis, siis me võisime ainult asju anda talle, süüa pidi tema tegema, sest keegi ei usaldanud meid. Hoopis nii? Muideks, kokk on üks kõige, kui me vaatame maailmas nagu suuremaid selliseid, ma ei tea, mingi rünnakuid või mingisuguseid suuremaid action'id, siis kokad on alati mängus. Siis kokkad on väga lihtne kedagi ära mürgitada või üldse ükskõik mida teha nagu. See on karm tõde, aga tegelikult see nii on, siis meie oleme mängus sees kogu aeg. Jaa. Meil on mängus sees. Muidugi me ei tee seda, aga meil on võimalus tegelikult. Me ei tee seda. Võib-olla. Ei, me ei tee seda. Aga räägi siis kõige ebameeldivam tagasiside. Austes ma hullu respektiga suhtun kõikidesse inimestesse, kes käivad restoranis. Ja inimene, kes tuleb restorani minu või sinu juurde, ega nad väga ausalt võib-olla ütle, võib-olla isegi kui neile meeldi midagi, ma loodan, et kõik alati meeldib. On olnud üks mingi täiesti haige asi, kus juhtus niimoodi, et ma serveerisin ühte pardirinda koos väikse tiivanukiga ja ma ei teadnud, et seal lauas on vegan. Ja see hüppas püsti ja põhimõtteliselt laua peale püsti ja karjus ja ta rikkus ära kogu selle õhtusöögi. Ta ei olnud otseselt see rünnak mulle, aga see oli lihtsalt tema emotsioon. Ja sellest ajast peale ma ööbiku gastronoomi talus enam veganid ei võõrusta? Ei võõrusta, ei toilusta, ei kutsu sisse, ei välja võin saata. Aga ta teadis, et see õhtusöök ei ole vegan õhtusöök? Ta teadis, aga ta ütleb mulle seda. Okay. Et see ei ole nagu tõsi, et see rikud, see ei ole tore asi. Kokandus ja kokaamet, nagu täna välja on tulnud, eks ju, selline ikkagi pingeid tekitav ja kogu aeg action käib, igasugust möllu seal toimub. Ja. Kuidas sa hoiad eraelu ja töö vahel tasakaalu, seda enam, et sa eladki oma restoranis? Mul on maailma kõige ökoloogilisem jalajälg tööle minnes ja tööle tulles, mul on 9 trepiastet. Ma elan teisel korrusel, ma ei kasuta ei autot, trammi ega mingit lennukit. Seda joone vahe tõmbamine, sellega on niimoodi, et eks meil on hobid ja mulle meeldib, siin pole ka saladus, ma tegelen autospordiga. Autosport on, ennem seda, kui ma Londonist läksin, tegelesin rattaspordiga
nüüd ma olen vanemaks jäänud, rattaga ei jõua nii kiiresti sõita kui tahaks, ma võtsin auto selle asemel. Et autosport on kindlasti üks asi, millega ma maandan oma asju, rabamatkad, me teeme ka seda nii ametlikult ka klientidele ja külalistele teeme rabamatkasid, aga autosport on piisavalt minusugusele nagu rebelile piisavalt nagu, et kui sa selle kiivri ikkagi pähe tõmbad ja sinna metsa vahele kütad, siis on ainult üks eesmärk, et tulla nagu kiirelt lõpuni, nii et kaardilugeja jääb ka rahule ja lõpuks on see aeg ka tähtis, millega me sealt finišisse jõuame. Et see on ka vastutus ja autosport on ka väga peaga sõitmine asi, et see ei ole lihtsalt mingisugune külapättide kihutamine. Ühesõnaga, sa teed seda ikkagi sportlikul eesmärgil, et võtad võistlustest osa, jah? Jaa, võtan ja nüüd aasta tegin pausi ja nüüd järgmine aasta püüame tulla uute asjadega peale ja maailm areneb ja püüame tulla siis pagidega. Ja Pagidega, jah. Dakari pagidega. Okei, need on need nagu puuriga autod. Puuriga autod, jah. Et kõik muidugi küsivad, issand, sul läheb ikka väga hästi, autosport on ülikallis. Õnneks mul on selleks head tuttavad ja sponsorid. Enda raha ma sinna väga ei pane. Saame hakkama ja me ei sõida ka tervet hooaega kaasa. Mu järgmine küsimus oleks olnud see, et nimeta mingi toiduaine, mis on su kodukülmkapis. Aga ma saan aru, et sinu kodukülmkapp ongi tegelikult ju restorani külmkapp. Ei, päris nii ei ole. Või sul on kodus, et sa lähed see 9 treppi aastat, siis on väike külmkapp? Jaa, ei, seal ei ole muidugi väiksem kui all, aga tegelikult ma ütlema ausalt, et kui ma selle maja ehitasin, siis ma ju ka järk-järgult tegin ja algul mõtlesin ka, et ma ei tee sinna üles nagu külmkappi, sest üldse külmkappi või kööki, et all on ju olemas. Aga siis ma mõtlesin, et aga ülimugav on, ärkad hommikul üles, sul on vaba päev juhul kui on. Sul on vaba päev, sa teed oma kohvimasinas kohvi, sa võtad külmkapist midagi toredat, teed kas või kaarelme putru, et sul on see oma köök, sul on oma kodu. Et ja selle ma ikkagi tegin lõpuks ja tegelikult see tooraine, mis mul seal külmkapis on tüüme, on küüslauk ja mul ei ole kunagi üleval köögis soola, ma ei tea miks, mul on kogu aeg seda vaja, aga mul ei ole seda. Sa nüüd, kui lähed äkki tagasi, siis äkki... Tead, mul on üks kiiks veel. Nii. Et seda toitu, mida ma nagu päriselt nagu all restoranis teen. Seda sa üleval ei tee. Ülimaitset, aga ma ei suuda seda vabal päeval süüa. Asi pole selles, et seda midagi viga oleks. Ma lihtsalt tahan saada mingid teistsugused maitsed. Kui on vaba päev ja minu elukaaslased on vaba päev, me sööme midagi muud, mida ma ei oleks kohe sealt teinud. Muidu on lihtsalt võtta, alt on alati võtta. Väike antrekoot ikka. Kapid on alati täis, mul on seal laagerdatud liha, 20 päeva laagerdatud liha, ükskõik mida võid võtta, kõik on nagu ülihea. Aga ma tahan midagi muud saada, ma tahan midagi sellist saada, mis nagu kõnetaks mind selle päeval nagu. Ja see on nagu tähtis. Ma lihtsalt mõtlen, et sa elad sisuliselt restoranis, su tööpäev on läbi, sa oled just kõigile süüa teinud, nüüd sa lähed üles koju. Kas sa teed kodus ka, siis hakkad jälle uuesti, paned oma väikse pliidi tööle ja hakkad süüa tegema. Ja mida sa teed kodus süüa? Mis on see sinu nagu kodune roog? Tegelikult on niimoodi, et ma sel päeval, kui ma restoranist lähen üles, ma tahaks ennast dušile puhtaks pesta, võib-olla võtan ühe klaasi ülihead veini, naudin, vaatan lihtsalt tühjalt mingisugust, mul väga meeldib reisida, you know, et vaatan mingit reisisarja või ma lihtsalt nagu vaatan midagi sellist, mis mul hingele nagu meeldib, et siis ma ei taha tegeleda tööasjadega, ei vasta e-mailidele ja muudele, et ma arvan, kui ma sealt köögist tulen, mul võib kõht tühi olla, aga ma ikkagi, tead, köögitööd lõpevad ikka öösega 1, ma ei hakka siis sööma. Kuigi näha on, et olen söönud, aga ma siis ikka väga ei sööks enam. Aga räägime, sa puudutasid näpu otsaga seda reisimist ka ja äkki sa annad siin kuulajatele, vaatajatele, kohalolijatele mõne reisisoovituse, kuhu võiks minna? Mul väga meeldib reisida ja reisimine on kindlasti üks peale autosporti, mis tõmbab kohe mind väga käima. Aafrika on minu uus leid. Nii Põhja-Aafrikat kui Lõuna-Aafrikat ja Kesk-Aafrikat oleme avastanud ja nüüd läheme 25. Läheme sinna põhja poole lõunasse, läheme džiipidega tüünidesse sõitma. Aafrika on äge, Aafrika on tore ja muidugi ohtlik ka, aga mulle meeldib Aafrika sellepärast, et seal ei ole neid euroopalikke reegleid, ei ole nagu keegi minu eest ära mõtled, mida ma teha tahan, kuidas ma sõitma pean, mul on kõik nagu, ma saan ise otsustada, ma sõidan siitpoolt puud, sealtpoolt puud, keegi ei pea minu eest otsustama, kuidas mina elan. Lihtsalt üks näide, olime tüünides kinni Namiibias 2 päeva kõrbes, kütus hakkas otsa saama, meil oli tellitud satelliittelefon, seda levi ka ei olnud.
ja siis lõpuks me saime sealt välja kuidagi, lõvid olid ümber ringi. Päriselt ka? Ja kõik action. Oota, kaugel te olite tsivilisatsioonist umbes? No mingi 400 kilomeetrit. Lähim liin. Väga kaugel ikka ja see oli nii, et läheks kaevama, ei saa kaevata, sest lõvid passivad ka seal ees. Lõpuks, lõvi ootab, mina seal konservist välja tulen ja mina ei saa kaevama minna, sest lõvid on seal. Süüa või juua kaasas oli? Ei, õnneks oli meil süüa juua hästi. Me saime nii palju saime, et me saime auto uksest välja, katus telki, saime magada, lõvi üles ei tule, kõik on hästi. Nii oleme 2 päeva ära olnud seal, saime minema. See on kui rets lugu. Oota. Ja siis saime sealt minema, saime, kütus hakkas täitsa otsa saama, ma mõtlesin, ma jään siia, et kütus saabki otsa, seal tavaliselt ei sõida autosid. Ja jõudsime siis esimesse külla ja öösse kella 1:30, öös oli juba miinus tegelikult. Tangin autot ja siis mõtlesin, et ma olen nii väsinud, et ma tangin selle auto ära, kõik 130 liitrit, mis sinna autosse läks. Siis mõtlesin, et ma tõmban kohe selle telgi siin lahti ja kohe magama. Ja siis tuleb, ei tea, kus kohast, täiesti naiste rahvas musta värvi, nagu nad on seal. Ja tuleb ja ütleb, et kuule, ma näen, et sinu auto on selline nagu off-road auto ja sul on see telk peal, et ära siia küll magama jää, et meil on siin kõvasti kürilõike, et lihtsalt ei tohi siin nagu teha telkimist. Wild camping is not allowed. Ma just mõtlesin, ma olen magama. Kütus täis, siis sõidad veel 100 kilti, sõidad, siis mõtled, kas me nüüd oleme sellest ERS-t väljas või ei ole. Ja siis plätudega 3 meest, AKS-ud, need väikseste sabadega, kes on sõjaus käinud, need teavad, ripuvad kaelas, kuule pea kinni. Siis mõtlesin, kurat, kas me ikka ei ole siin? See Aafrika on niivõrd suur, sa ei saa sellest aru. Just pääsesime lõvide käest, nüüd võiks ju paremini minna. Ja siis küsivad, mis me siin teeme ja niimoodi edasi ja mõtlesin, okei, et ma ei tea, et natuke eksinud ka ja tahtsime sealt ära tulla ja ei hakanud ütlema ka, et see on see area. Ja siis vennad ülikahtlased ütlevad, aga sõitke siis edasi. Ja vaatan peeglisse, tagant tuleb tuled. No mina suht skeptiline, natuke oskan rallit ka sõita, nagu ma ennem rääkisin. Põhjaga lihtsalt mööda kõrbele, siis mingi 160 sees, vahepeal auto hüppab kuskile õhku, maandub kuskile auku, kõik on okei, rattad all, paneme edasi, see vend tuleb järgi. See on kohalik, see teab, aga ühel hetkel see vist ise loobus. Väsis, jah. Või sai kütus otsa? Ei, võt ei tea. Sest sul oli paak õnneks täis. Ja siis ma sõitsin edasi ja ma olin juba niimoodi, et okei, mul jumal ükskõik, kus ERS ma olen magama, ma olen nii väsinud, ma näen topelt juba asju, ma ei saa enam hakkama. Kõmm, auto seisma, üles magama. Nii väsinud, lihtsalt magad. Ja siis hommikul kuuled, miks see kuradi telk seal üle köigub? Lihtsalt köigub, nagu oleks keegi mingisuguse, nagu last ällitada. Telgi uks lahti, 7 elevanti. Kurat! Midagi, seda vendi seal loopida ka ja ta on lihtsalt nii suur. Ta on 7 tükki, 3 korda suurem kui meie auto. Siis mõtlesin, et äkki läheb palavaks, päike tuleb välja, siis nad lähevad varju ja nii oligi õnneks. Ja kuna ma olen hästi palju lugenud, kuidas Aafrikas üldse hakkama saada, mis asjad, mis temperatuurid ja kuidas on. Päike tuleb 5 hakkas kõigutama, 7 jätsid järgi, 2 tundi pidi kõikuma ja kell 7 tõusis päike nii kõrgele, et vennad läksid pöösale veitu. Telk kokku minema, käik sisse, tšah ja siin me oleme. Nii on, jah. Sa rääkisid praegu päris nagu värvika loo ja päris ohtliku loo, et siin taeti taga ja relvadega tüübid ja tegelikult lõvid ja siis sa ütled, et see on su lemmikreisi sihtpunkt, jah? Ja on. Hoolimata kõigest, meeldib sul sinna tagasi minna. Et seal on veel hullemaid asju juhtunud, et seal on tegelikult üks teine Lõuna-Aafrika India-poolne ots on, kus elavad Black Mambad. Black Mamba on selline uss, kes on maailma ohtlikum madu, kes kui ta sind salvab, siis kohalikud ütlevad, otsi omale poole tunni jooksul koht, kus sa suure tahad, haiglasse pole mõtet minna, sured ära. Nii, õnneks me olime selle ERS, või õnneks või kaheks. Õnneks. Ja mina oleks läinud isegi wildcampi tegema, aga siis jällegi tuli üks päästevingel, ütles, et wow, not allowed, et see on ega hull. Et see Black Mamba, see tuleb mööda redelt üles selle, see paneb see ja siis pole otsida kuskile, see jätke sinna telki. Aga siis läksime mango kasvatusse. Ja mulle hullult mangod meeldivad ja see aeg oli see aeg, kus nad olid valmis ja siis sõitsime ühe Lõuna-Aafrika kutiga, kes oli tegelikult sündinud Hollandis. Sõitsime ringi sellega ja siis ütles, et see Black Mamba polegi nii hull, et kõige hullem on see, et neil on üks teine madu, mis on mingi rahvusliku nimega madu, mis viskab 1,5 meetrit sülge sulle pihta,
et kui ma umbes nii kaugel olen, sina lähed mangot võtma, vend on puu otsast, teeb sulle pabahki väikse süle ja siis sul tekib siia auk kohe. Ja see auk võib ikkagi niimoodi söövitada, et see luu saab kahjustada. Ja kõige hullem ongi nii, et seal on farmid, mis on 5000 hektari suurused ja 500-600 inimest korjavad, pikivad, handpick korjavad need mangosid ja puu otsas ootavad need surm ja mingit kindlustust, mitte midagi ei ole, lihtsalt tahad raha teenida, mine, keegi julge minna. Mangod on seal, mine. Et kui raha pole, siis sa lihtsalt pead minema nagu. Ja seal piirkonnas me siis ka ikkagi seda wildcampi ei teinud ja Aafrikas on teatud kohad, kus sa peadki tegema nii-öelda hotelli külastust, seal hotellid on kõik suure kivimüüriga, okastraatidega, seal on safe nagu. Et minu unistus ausõna on sõita autoga ööbiku Kuimetsa gastronoomide talust Cape Towni autoga. Vau, okei. Üks päev ma lähen tegema, praegu käib ette valmistus. Okei, aga auto on olemas? Mul on, üks on liiga halb ja teine on liiga hea, ma ei teagi, kummaga ma pean minema. Aga saame hakkama, et ma vist lähen selle halvemaga ikkagi, sest et tagasi sealt sõita ei viitsi. Selleks läheb aega vähemalt 3,5 kuud ja siis on üks variant panna see nagu laeva peale, tuua kalli raha eest Euroopasse tagasi või seal kohalikele maha müüa. Mis on vist loogilisem? Ja, mis on loogilisem? Mida elu? Küsiks siia lõpetuseks mingi siukse lihtsa küsimuse ka. Ants, mis su lemmiktoit siis on? Mulle meeldivad alati igasugused seafood, igasugused mereäänid on ja. Aastad tagasi tegime Kreekas ühe autotiiru, siis mõtlesin, seal saab hästi palju seafood ja ma olen söönud kindlasti seda hästi palju iga päev. Lõpuks on iga päev lammas, sest lammas oli veel parem. Et tead, see oleneb emotsioonist, see oleneb kohast, kus sa oled. Mul ei ole kindlat lemmiktoitu, sest kui mul oleks kindel lemmiktoit, siis ma oleks võib-olla natuke igav. Okei, aga sina, kes sa oled sisuliselt siis surmaga silmitsi olnud ja sa lõvid ümber sinu puuri, kui sa satud Ants üksikule saarele ja sa saad võtta kaasa ainult ühe toiduaine ja sa pead seda sööma elu lõpuni, siis mis asi see oleks, mille sa võtaksid? Midagi ei suudaks. Mitte midagi. Pigem pistke mind nahka lõvid. Ma arvan, et ma ei suudaks, ma tõesti ei suudaks. Sa ise suudaks või? 10 aastat ühte toitu või? Aga mango. Jumal hea. Sööks mangot elu lõpuni. Ei, see organism ei pea vastu, organism tahab soole. Ärme mõtle nii kaugel, ma lihtsalt tahtsin välja meelitada mingisuguse sellise lemmik... Ma arvan, ma võtaks noa kaasa, sellega saab igast toiti teha. Kuule, teeme suure aplausi Antsule. Ühesõnaga kõigile teile, kes te tulite siia koha peale, suured tänud ja kõigile, kes te meid kuulate, samad sõnad, suured tänud. Kui siiamaani olete kuulanud, siis soovitan teid meid ka vaadata. Järgmine köögikohin juba 11. detsembril, külaliseks Õie Britson. Piletid taskus müügil, nii et järgmiste köögikohinateni suured tänud teile veel kord. Saad aru, Ants, mega! Sinuga võibki jääda neid lugusid rääkima, lihtsalt mega põnev elu on sul on. On, ja see läheb edasi. Väike kingitus Kemossist ka. Ma tean, et sa ei saanud sinna Jaapanisse seda nuga minna tegema, nüüd lähed ostad. Jaa, Kemoss on äge. Kemoss on väga äge. On. Kuule, tuleme näita sulle Tartut. Lähme.